Nagu öeldakse, siis enne töö ja pärast lõbu. Me oleme nüüd mitu korda käinud siin motohobi kaupluses Tartus ja rääkinud erinevatest võimalikest töödest, mida saab teha ATV-de ja UTV-dega. Aga nagu ma ütlesin, enne töö pärast lõbu, siis tegelikult ATV-dega saab ka väga palju lõbusaid ja toredaid ja sportlikke asju teha. No üks asi on tavalised ATV matkad ja sellelaadsed tegevused, aga teine asi on suusatamine. Ja kuidas võiks seonduda ATV oma lisavarustusega suusatamisega, sellest saame kohe teada. ATV-ga saab suusaradasid näiteks tallata ja ette valmistada. Ja selleks on spetsiaalselt Eestis tehtud suusarajatalle. Ligi 10 aastat on teda siin modifitseeritud ja tänaseks on täiesti reaalne toode valmis ja turule toodud ja turul ka väga hästi vastu võetud. Tegemist on siis kuni 1,80 m suusa uisu rajatallajaga, millele omakorda on võimalik juurde lisada siis klassikajälje lõikaja. Ehk siis sellega saab valmistada väga pikkasid ja korralikke suusaradasid ja seda ka tehakse. Eestis on väga palju koole ja omavalitsusi, kes on endale need soetanud ja nendega ka igatalviselt radasid ette valmistatakse. No sellise raske asja vedamine üle paksu ja pehme lume on ilmselt ka väljakutse masinale. Kas siinkohal nüüd tavalisest rehvist piisab? Tõsi, rehv väga hästi selleks ei sobi, et kui on niisugune madal ja hästi pakiv lumi, siis saab ka tavaliste ratas ATV-ga seda lumerada või suusarada ette valmistada, aga selleks, et seda nüüd teha natuke paksemates tingimustes, siis oleks vaja roomikuid ja roomikuid käivad ATV-dele või UTV-dele alla. Roomikud aitavad siis lume peal püsida ATV-l ja aitab paremini siis seda suusaraja agregati taga tõmmata. Kuidas teil kogemus on nende suusaraja sissetallajatega? Kas on leidnud juba palju kasutust? Kui ma nüüd räägiksin, et neid on nüüd sadades, siis võib-olla oleks see kerge liialdus, aga vast Eestis on neid ikka üle 7-80 juba kasutusel. Sisuliselt on välja mõeldud varustus, millega saad sa oma ATV-st teha tangi. Aga naljaks suusaraja sisse lükkamine, ma täitsa kujutan ette, et võib populaarsust aina koguda ja koguda, sest kui selline kättesaadav tööriist on igale ühele olemas, siis praegusel ajal, kus inimesed veedavad rohkem aega kodus ja kinnistes kogukondades, no siis iga põllu peal võiks talvel ikkagi suusarada olla.